mul on pisarad siin isegi ja puhavad. Pisarad. Ma olen täitsa kurb sellepärast, et Kardo. Uuesti hakkaksid paariks, siis ma oleks Malluka eksi eks. Jah. Hei, loodame. Hei. Tänane filmimine algab minu jaoks hästi huvitavalt, sest samal ajal, kui mina seda filmin, on hoiatus, et tuleb stream Eesti tuntuimast mahajäetust. Et Andrei Savekin teeb sellise video. Nii et närv on natuke sees. Sest ka mina olen seal videos võib-olla, kui ta mind üleni välja ei lõika. Ja ka mina räägin täna natukene sellest. Aga muidugi räägin ma ka Ingrid Tšoiast, sest need kaks asja praegu kattuvad minu jaoks natukene. Ingrid Tšoia Cirel on meil tuntud ka meie kallid kaalulaabrist. Tema oli see haldes. Ma panen siis klippe igale poole. Tere, mina olen Ingrid Tšoia Cirel ja meie Heleriga rääkisime täna toitumise teemal. Rääkisime, mida, kuidas süüa. Ma jagasin Helerile mõned nipid, mida koos süüa, mida eraldi süüa, maa alt, maa pealt, kuidas vahetada mingeid asju oma menüüs võib-olla välja, kuidas tervislikult näksida, mida teha, kui kõht on tühi ja oled toidupoes juhuslikult. Siis me rääkisime Heleriga füüsilistest sümptomitest, haigustest, mida keha meile räägib, kuidas oma keha lugeda, kuidas endaga õrn ja pehme olla ja nautimisest ka, et kuidas nautida söömist, kuidas terve olla ja läbi selle õnnelik olla. Minu tegemistest saab rohkem vaadata ja lugeda minu lehtedel toiduingel.ee, Facebookis toiduingel ja siis olenhoitud.ee ja Facebookis on ka olenhoitud leht ja olenhoitud grupp, kus ma siis räägin nii toitumise teemadel kui ka iseenda leidmise ja otsimise ja olemise teemadel. Tere tulemast! Mida nägid oma teraapia post? Ja minu jaoks hästi huvitav oligi see, et kui ma käisin Ingridi juures, ma ei saanud seal mitte lihtsalt veel lisa toitumisnõu, mis on nagu väga head nipid, väga tervislikud, ma ütleks, et next level orgu, kui tahad veel tervislikum olla. Aga seal oli ka, et miks me sööme, oli nagu päris palju, et eks ma ütlen ausalt, mina järjekordselt nagu nutsin seal. Vist nutan igal pool ma juba tunnen viimati. Ja sain kõvasti targemaks. Kuigi ma juba, ütleme niimoodi, et ma aimasin neid asju juba ammu. Aga väga huvitav oli, ütleme nii. Ja muidugi soovitaks kõigile ära käia, et ennem kui üldse hakkad kaalust alla võtmist, tegelikult peaks siin asjad korda saama. Miks üldse oled nagu suur, siis võib-olla sul ei olegi vaja mingit toitumiskavasi asju üldse võtta, vaid sul on vaja lihtsalt lahti mõtestada, miks sa sööd valesi asju liiga palju. Ja siis läheb juba põhimõtteliselt lihtsalt ja loomulikult see asi. Ja muidugi mõlemad koos läheb veel rutem, kui on õige toitumine ja sa tead, miks sa mida sööd. Aga Ingridi juures oli veel huvitav see asi, peale selle, et seal oli nii lahe kass ja see kass oli mul terve ajas üles, rahustas lihtsalt. Oli äge, et just päev enne seda, kui mina sain teavituse, et ma võiks koos Kardoga, minu eks, mina olen Malluka eks. Uuesti hakkaksid paariks, siis ma oleks Malluka eksi eks. Jah. Ei, loodame. Aga igal juhul üks vahva nipp, mis ma sain, oligi see, et inimesed, kes sulle nagu ei meeldi või ei sobi sulle, sa võid ju ignoreerida nende olemasolu, isegi kui sa oled samas ruumis nendega. Ma kõiki Ingridi nippe ära ei anna, neid esiteks oli nii palju, need on individuaalsed ja teiseks nagu ma annaks tasuta teise
sisu ära, mida ta on nagu tohutult uurinud ja arendanud, et seda nagu pakkuda inimestele. Aga oligi see, et kui ma sain selle nõu ära ja siis esimese asjana, kui ma sain idee või teavituse, et ma võiks koos Hardoga saatesse minna, oli mul närv, ütleme niimoodi. Ja siis mõtlesin, et aga kui ideaalne oleks see harjutada, kui ma pean olema tema lähedal seal. Ma kohe ei mõelnud selle, ma pean ta kõrval olema kahjuks. Aga et kuidas nagu ignoreerida inimest, kui ta on sul seal samas. Et see oli minu jaoks väga huvitav praktika ja ütleme niimoodi, et ma sain päris hästi hakkama selles suhtes, et ma ei öelnud midagi halba, mul ei olnud mugav, seda on näha kehakeelest kõigest, mul ei olnud mugav. Aga ma sain hakkama ja ma ei öelnud omast mitte midagi siukest halva väga absoluutselt, ma arvan, ma loodan. Ja et see on nagu väga-väga hea taktika, sest me ei saa ju 100% välja lülitada kõiki inimesi, kes meile meeldib. Kui päris äge oleks niimoodi iseenesest, sest mul on ikka päris palju inimesi, kes mulle meeldib. Nüüd 7 tükki vähem. 7 inimest on maailmas, kes mulle meeldib. Ma pole siin 8. Seal tehti nagu väikseid vihjeid või midagi, et äkki me võiks Hardoga uuesti. Ja ei ta näeb väga kena välja nüüd jälle. Ja kõik. See on kõik. Et kui midagi head pole öelda, siis ära ütle mitte midagi. Ja kui midagi head on öelda, siis ütle see väikene hea asi ära. Seal ei ole mitte mingisugust viha, ei ole Hardo vastu. Hardo vastu, kas mul on nüüd see viha olnud? Mul ei ole sügavaid emotsioone otseselt olnud sinnapoole. Viha on ka sügav emotsioon. Maljuka osa ma ei kommenteeri, tema vastu ma olen tugevamad tunded olnud kui Hardo vastu, mis on huvitav. Ma pean vist Ingridi juurde tagasi minema, mul on nii palju küsimusi, kuidas mingite asjadega teistmoodi teha. Aga Ingridi koha pealt veel siia juurde. Kaalulaagris peaks teda vist veel korraks näitama, ma loodan vähemalt. Ei, 2 korda isegi. Kaalulaagrit natuke veel näitab televiisorist. Mina tean vähemalt inside infot. Ma tean igasuguseid asju. Oi, ma tean asju. Palju asju. Postimehes olen ka varsti. Aga ma tean. Ja väga palju asju on meil juhtumas, ütleme nii, see on alles algus. See oli selline natuke targem video. Muidugi kallite kalorite lõpus ma teen kindlasti veel videot, kui see täitsa läbi saab. Räägin, mis on toimunud peale sarja, mõned jaod on veel tulekul seal. Et mina võtan pigem kokkuvõtte, kui see kõik on läbi ja räägin palju ja kas ma lõppkokkuvõttes alla olen võtnud ja mida see kõik see aeg peale seda laagrit minu jaoks on toonud peale seda, et ma olen igal pool mingi näidatakse. See on imelik vaadata. Et istud teleka taga ja siis vaatad, näe, telekas olen mina, siin olen mina. Mis toimub? Seda kassid vaatavad imelikult. Miks sa 2 kohas oled? Miks su hääl tuleb sealt? Miks on emme kastis kinni kuskil? No. Segased lood. Tsiteerides klassikut Taukarit. Aga ega mul muud ei olegi öelda, vaata, ma tahaks tegelikult aeda minna, aga lumi on. Ja siis tegelikult, kui päris aus olen, mul on närvid sees, et jälle ma ütlen Savekin ja ma saan lõugu selle eest. Sevakin, Andrei Sevakin, ma kogu aeg ütlen. Ma ei tea. Ütlen Andrei. Seva. Nagu salträtikud. Ei, mul on tohutu respekt, aga mul on üldse nimedega probleemid ja sõnadega probleemid ja nii, et ma loodan, et mulle andestatakse. Pärast kaebab kohtusse. Mul on advokaat olemas, ma ei karda. Come at me, bro.